Hei ja tere tulemast kuulama siis Kiire elumuutuse podcasti ja kui sa vaatad Youtube'i, siis pane oma like ja kommenteeri siia alla. täna on meil selline väga vahva episood ja räägime siis sellest, et kuidas siis oma intuitsioon tööle panna ja kuidas hakata seda usaldama, nii et kuidas oma rohkem seda sisetunnet usaldada, kuidas nagu usaldada, mis info sulle tuleb, kuidas seda nagu kasutada ja me sellel tänases podcastis jõuame ka natuke selle juurde, et räägin sulle, et kõikidel meil on siis, kõik me oleme selgeltnägijad, kõik me oleme tajujad, lihtsalt need meeled on vaja tööle panna. Kui need ei ole sinuga siis juba sünniga või lapsepõlves aktiviseeritud, seda saab teha igal ajahetkel. nii et minu nimi on siis Heidi Plumberg ja täna jagan sinuga siis täpseid strateegiaid, mis aitavad sul avada oma sisemise tarkuse väe ja kasutada seda igapäevaelus paremate otsuste tegemiseks. Ja kui oled valmis oma intuitsiooni arendama ja selle abil oma elu järgmisele tasemele viima, siis jää seda episoodi kuulama, see episood on just sulle. nii et esimene küsimus on, kas sa oled valmis oma sisetunnet usaldama? nii et kujuta ette, et sul on olemas selge usaldusväärne juhendaja, sinu enda sisetunne, nii et kui äge see oleks, onju. ja kujuta ette, et sa ei pea enam kahtlema oma otsustes, sest tead, et need on kooskõlas sinu tõeliste soovide ja vajadustega. ja kas see tundub liiga hea, et olla tõsi, ma tahan sulle öelda, et see on täiesti võimalik ja täna jagan sinuga, kuidas seda saavutada. ja ma räägin natuke ka enda lugu, nii et oli aeg, kui ma ei usaldanud absoluutselt oma intuitsiooni, ma tundsin justkui mu keha ütles ei ja ikka ma tegin ja ma ei nagu kahtlesin oma otsustes ja olin koos inimesega, vale inimesega, kes tegelikult ei aidanud mul olla parem versioon minu endast, onju. nii et ma olin pidevalt loogika ja teiste arvamuste lõksus ja ma tegin ka otsuseid, mis tundusid mulle sel hetkel mõistlikud, kuid tegelikult ei tundunud õiged. ja, ja tead, mis juhtus? juhtus siis selline asi, et ma tundsin ennast pidevalt rahulolematuna ja kahtlesin, kas liigun õiges suunas. ja kõik muutus, kui ma hakkasin teadlikult oma intuitsiooni kuulama ja usaldama ja ma õppisin eristama oma sisemist häält hirmudest ja kahtlustest. ma hakkasin tegema otsuseid, mis tundusid õiged, isegi kui need ei olnud alati loogilised. jah, nii et mõnikord on mingid asjad ei tundu nagu loogilised, aga ma hakkasin seda nagu kuulama oma keha, hakkasin kõike seda tegema ja tead, mis juhtus, hakkas siis mu elu muutuma, ma tundsin end enesekindlamana, rahulolevamana ja rohkem kooskõlas oma tõelise olemusega. ja täna ma tahan siin episoodis rääkida ka sinuga, tahan aidata sind. kui mina suutsin oma intuitsiooni usaldama õppida, siis suudad sina seda ka samamoodi, jah. nii et intuitsioon tööle 3-päevane väljakutse stardib meil juba septembrikuus, nii et www.heidiplumberg.ee september on siis see link, ma panen siia alla ka, et saad liituda sellega www.heidiplumberg.ee// on ju september. minu Facebookis Heidi Plumberg kiired elumuutused koolitused, sa saad ka tulla vaadata kõiki neid linke ja Youtube'i kanalil on kõik need podcast'id, videod üleval, nii et kui sa kuulad seda podcast'ina, siis absoluutselt siis anna teada. nii et kui sa tahad oma sisetunde väge täielikult rakendada, õppida usaldama oma intuitsiooni, siis kutsun sind liituma minu 3-päevase väljakutsega Intuitsioon tööle, kuidas õppida kuulama ja usaldama oma sisetunnet. ja see on sinu võimalus õppida praktilisi tööriistu ja tehnikaid, mis aitavad sul arendada ja usaldada oma intuitsiooni igapäevaelus. ja mis sind ootab, ongi siis esimesel päeval on siis Facebook Live grupis, meil on Facebooki grupp, kui sa liitud selle väljakutsega, see on praegu ainult 20 eurot eelmüügis, on siis intuitsiooni olemus ja selle kuulamine. esimesel päeval uurime, mis on intuitsioon, kuidas see sinu elus väljendub, kuidas sinul konkreetselt iga inimene on intuitsioon väga erinevalt, on ju, ja meie anded on erinevad ja meie kogemused on erinevad, sa oled täiesti individuaalne. ma räägin sulle, kuidas leida siis sinu viisi ja ja ma näitan ka, räägin, kuidas see sinu elu mõjutab, kui sa sinna täiesti sisse astuksid ja sa õpid tundma oma sisemist häält ja kuidas eristada intuitsiooni muudest mõtetest ja emotsioonidest.
Teisel päeval on siis Facebook Live, kuidas arendada intuitsiooni usaldamist, jah. ja teisel päeval keskendume sellele, kuidas hakata oma intuitsiooni teadlikult usaldama. ja sa õpid tehnikaid, mis aitavad tugevdada ühendust oma sisetundega ja teha otsuseid, mis põhinevad sisemisel tarkusel ja mitte ainult loogikal või hirmudel. Neljapäev on siis webinar ja siis on sa saad võimaluse ka Zoomis minuga rohkem küsida, rääkida, teeme sessioonis ka erinevaid tervendusi ja räägin siis intuitsiooni kasutamises igapäevaelus ja otsuste tegemisel. Ehk siis praktilised viisid, kuidas seda teha, no kuidas nagu päriselt siis, et okei, kõik teooria on tore, aga kuidas konkreetselt seda alla laadida, seda infot, kuidas seda kõike hakata nagu kasutama, kuidas teha tegevusplaani. Need on kõik kolmanda päeva ürituse webinari asjad ja sa õpid, kuidas intuitsioon võib aidata sul leida uusi võimalusi, luua paremaid suhteid ja teha eluvalikuid, mis on kooskõlas sinu tõeliste soovidega. Ja boonus, iga osaleja saab töövihiku, mis aitab sul süveneda oma intuitsiooni arendamist ja töövihik sisaldab praktilisi harjutusi ja ka igasuguseid muid nippe seal, boonuseid on ju, mis toetavad sind kogu väljakutse jooksul ja pärast ka. Ja kuidas liituda, kui sa oled valmis oma intuitsiooni arendama, siis ja selle läbi totaalselt oma elu muutma, siis siin allpool on registreerimisvorm ja kõik need salvestused on sul ka vaadatavad aastaks, nii et kui sa ka osad ei saa, aga sa tahad neid salvestusi, siis kindlasti osta, jah. nii et ma tahan, et sa teaksid, sul on juba olemas kõik, mida vajad, et luua elu, mida sa tõeliselt soovid. sinu intuitsioon, sinu sisemine cheerleader, see on lihtsalt vaja aktiviseerida, jah. ja see on sinu suurim liitlane, ta ei tohiks olla kriitik, ta ei tohiks olla perfektsionist, ta peaks olema tõesti, kes on sinuga alati kaasas, alati toetab sind. ja kõik, mida pead tegema, on, et õppida seda kuulama ja usaldama, on siis, ma räägin seal väljakutse. nii et ma juba ootan seda septembrit, on ju, nii et eelmüük on käimas, nii et võta endale, varu endale koht ja näeme Facebooki grupis.